Tere, mina olen Nelli ja täna on meile külla tulnud Laura-Li Uussaar. Ta on laulja ja laulukirjutaja ja ta on pärit Pärnumaalt. Ma arvan, et ma ise rohkem temast ei räägi, ma lasen tal ise endast lähemalt rääkida. Tere! Olen Laura-Li, olen laulja, olen laulukirjutaja. Mõnes mõttes pärit Pärnumaalt, aga tegelikult praegu täiesti Tallinna inimene. Ja mis ma siis teen? Loon muusikat, esitan muusikat, käin esinemas, istun stuudios, kirjutan kodus. Sa oled lõpetanud Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi. Milline õpilane sa seal koolis olid? Keeruline vastata, siis oli see COVID aasta, nii et pool aastat ma olin üksinda kodus. Aga ma ütleks, et usin, sest et ma panin kõrged eesmärgid ja ma tegin need vaatamata COVID aastale ära ikka, nii et sihikindel. Mis hobid sul nagu üleüldse kõik nagu kooliaegadel olid? No kui ma olin noorem, siis ma käisin tantsutrennides rohkem. Jõusaalis vähem, nüüd on läinud vastupidi. Jõusaalis käin rohkem, tantsutrennides ise jõuan vähem. Aga ma nüüd aasta otsa andsin tantsutrenne, nii et ma jõudsin natuke teise nurga alt sinna koha peale. Mis mulle veel meeldib? No laulutundides käisin kooli ajal, käin siiamaani, nüüd käin aktiivsemalt, kui käisin kooli ajal kindlasti. Ja vaikselt tinistan oma kitarri ja klaverit kodus. Kuhu ülikooli sa pärast seda gümnaasiumit läksid? Ma proovisin mõnda kohta, ei saanud ja ei läinud. Teistesse kohtadesse ei tahtnud minna. Ja pärast seda kadus ära soov minna. Ja eelmine aasta ma kandideerisin majanduskooli lihtsalt ühele aastasele täiendkoolitusele ja selle ma nüüd eile lõpetasin ära. Okei. Aga kuidas sa jõudsid selleni, et sinust sai laulja? No laulnud ma olen väiksest peale. Kuidas ma selleni jõudsin, on puhtalt tänu sellele, et minu produtsent siis, ütleme siis nüüd eelmine produtsent, leidis mu kuskilt internetist ja siis kirjutas mulle lihtsalt Facebooki. Ja siis 6 aega hiljem hakkasime muusikat tegema ja siis tegime 6 aastat niimoodi koostööd, et kui tema poleks kirjutanud ega, siis ma tõenäoliselt ei oleks ka. Okei. Kas sul on olnud sellel teekonnal takistusi ka? Kindlasti on. Kooli kõrvalt pidi käima, siis kooliga majandamist oli palju, kuna ma käisin vahepeal Pärnus, vahepeal käisin Viljandis koolis ja stuudio ja kõik oli Tallinnas. Siis see nagu ajaline raisku minek seal tuli vahepeal takistuseks. Ja ütleme, koolist neid puudumisi tuli päris korralikult ja tööde vastamisi. Ma ütleks, et vanemad oleks päris kinni hoidnud mind kodus. Nad kindlasti ei eelistanud, et ma sinna läksin. Aga ma ei ütleks, et nad mul midagi oleks takistanud. Pigem jah, kool oli tol ajal kõige suurem see, mis nagu jäi ette, aga ma enam-vähem sain kõik asjad teha Tallinnas nädalavahetusel ja siis jõudsin ikka kooli tagasi esmaspäeval. Aga kas sa mäletad seda hetke, millal sa esimest korda esinesid ja kus? Selles koosseisus ja see oli kõige esimene aasta, kus me tegime, see oli siis 2017 suvi. Meil oli ainult üks laul ja siis me käisime selle ühe lauluga terve suvi esinemas. Ja see oli Haapsalus, see oli kas äkki Haapsalu Jaani tuli või lihtsalt mingi Haapsalu suvekontsert seal Varemetes. Ja siis seal ametlikult Kairi Tuhkanen lõpetas oma muusikakarjääri lava peal ja tegi oma viimased lood ja siis andis ametlikult uhkelt seal lava peal mulle siis oma tantsutüdrukud ja oma mikrofoni üle ja ütles, et nüüd tema koha muusikamaastikul võtab Laura-Li. Siis me tegime oma selle ühe laulu. Okei. Kui vana sa olid, kui sa käisid enda esimesel nii-öelda eelarvega esinemisel laulmas? See oli seesama suvi. Siis ma olin 15. Olin minu meelest, kui tuli esimene laul välja, esimene aasta me kohe esinesime alguses tasuta, aga vist juba samal aastal käisime raha eest esinemas. Okei.
Aga kui sa tavaliselt laule salvestad, siis mitu varianti sa sisse laulad, et jõuda muusikavideoni? Kui me laulame laule, siis tavaliselt need piirduvad ühe stuudios istumisega. Just need laulmise osad, mitte nagu see ülejäänud produktsioon. Sisse me laulame seal igat kohta võib-olla mingi 10 või rohkem ja alles jääb neid laulu sisse mingi 3-4 tükki tavaliselt. Pluss siis kõik mingid väiksed lisad sinna. Okei, millal tuleb su järgmine laul? Hea küsimus. Üks laul on praegu tegelikult ammu tulemas, video on tehtud eelmise aasta lõpus, see pidi tulema kevadel, aga midagi juhtus seal plaadifirmas. Nüüd ta peaks tulema juuni jooksul ideaalis või siis hiljemalt juulis peaks see lugu välja tulema. Okei. Kuidas sul on seos spordi ja tervisliku toitumisega? No trenni ma teen. Võiks jõuda rohkem tantsima, kui ma jõuan, aga jõusaalis käin praegu päris aktiivselt ja treenin väljas siis. Ilma selleta ma ei saaks kindlasti hakkama. Ma olen vaikselt hakanud nüüd ka jooksma ja tegelema jälle mitte just venitamisega, vaid nagu painduvusega siis. Ja toitumise koha pealt ka ma üritan võimalikult hästi toituda, aga hetkel on olnud elu nii kiire, et siis kipub minema niimoodi, et seda ei juhtu. Aga praegu on pigem see, et ei söö ja siis kui sööd, siis sööd seda, mis ette satub. Kuidas sa ennast iseloomustaksid? Minu lemmiksõna on mitmekülgne. Kõige laialdasem sõna, mida öelda saab üldse inimese kohta. Loov kindlasti, kui ma seal nagu muusikamaailmas tegutsen. Ma ütleks leidlik, mis iganes asjade kohta, kas siis loomeprotsessis või siis põhimõtteliselt siis see suhtumine, et ei ole probleemi, on nagu lahendused, et alati midagi leiab. Okei. Kes on sinu eeskujud laulmismaastikul? Need on ajaga muutunud. Mul on nagu on lauluiidolid ja siis on üleüldised iidolid, et ma ei saa välja jätta nagu reeturi tunne, kui ma peaks välja jätma Justin Bieberist, et ma olen nagu temaga olnud sellest ajast, kui ta alustas seal kuskil 2008-2009, kui mina läksin kooli, siis mu seinad olid ta need posterid täis ja ma olin täiel raual believer tol ajal. Ja ma tunnen, et ma ei saa teda enam ära unustada, ükskõik kui vähe võib-olla ma ta praeguse aja laule kuulen ja niimoodi nagu kursis olen, aga ikkagi tema, ma arvan, andis mul väiksest selle tõuke nagu, et tema sai noorelt lauljaks, siis kõik ta need tuurifilmid, ma käisin kinos vaatamas mingit tuurifilmi, ostsin raamatuid ja see, et ma seda maailma nägin läbi Justini kõige esimesena, siis ma arvan, tekitas üldse selle, et ma tahaks nii suureks nagu artistiks saada. Aga praegu ma ütleks, Billie Eilish on kindlasti üks, kes oma stiili ja laulmise poolest on nagu aktiivselt praegu siuke iidol ja nüüd hilisemas elus tuli ka Freddie Mercury. Pärast seda, kui nende film välja tuli, siis ma avastasin enda jaoks ka Freddie Mercuryt. Lihtsalt kogu selle mingi julguse ja lavalise oleku ja loomeprotsessi ja selle poole pealt. Et teda ma jällegi nagu enam igapäevaselt ei kuula, aga ta nagu südames ikkagi juhib mind edasi. Kas sa oled kunagi mõelnud minna saatesse Eesti otsib superstaari? Kõik küsivad seda. Mulle praegu jälle tulid need kandideerimised ja siis mul olid ka kõik kommentaarid igalt poolt, et mine sina ka. Aga ma ei ole kunagi isegi mitte üritanud ja ma mind ausalt ei tõmba ka. Ja see on nagu kuidagi šokeerib inimestele. Ma kellegi kommentaarile ka just hiljuti vastasin, et aitäh kutsumast, aga mul on teised plaanid. Ja siis ta ka küsis, et mis plaanid sul siis olla saavad. Aga ma ütleks niimoodi, et minu plaanid on suuremad kui see, mis superstaari saade saab pakkuda. Et mul ei ole kunagi olnud mõtteks, et ma olen Eesti artist ja mul vaadates kõiki superstaari saates osalejaid ja võitjaid läbi aegade, siis tundub, et sa saad sealt needus, et sa jääd igavesti Eesti artistiks, nii et ma ei astu oma jalga igaks juhuks sinna majja. Mis on su kõige lemmikum laul? Ma olen juba 6 või 7 aastat öelnud, et M83 siis on bändi nimi ja laul Wait. Ma ei tea, kust ma ta esialgu sain, aga ma tean, et kui tuli välja film Süü on tähtedel, siis see laul oli selle kõige lõpu kuskil tseenis.
ehk siis nagu kusagilt ma ta sain, ta läks mulle nii hinge, ta on olnud nagu minu see raskete aegade laul kogu minu siis puberteedi ja siukse aja ja praegu ta ongi nagu selline laul, et ta ei ole nagu lemmiklaul, et ma kuulan iga päev, aga alati, kui mul on mingi mõtlikum päev või midagi, vajan mingisugust siukest tuge, siis see on see laul ikka veel. Okay. Millest sa unistad? Kõigest ja suurelt. No, alati olen unistanud mitte lihtsalt lauljaks olemisest, vaid kuidagi väiksest peale on meeldinud. No, kõik on suurelt, seda nagu tähelepanu on palju ja kõike tehakse hästi suurelt ja kõik on nagu julge ja pling ja pauk ja kõik on lihtsalt siuke nagu ilutulestik. Ma unistan sellest, et kiiremas korras saan Eestist väljapoole liikuda ja saan 100% oma elust panna ainult muusikale. Mida sa ütleks nooremale endale, mida sa hetkel võid kahetseda, et oled elus valesti teinud? Ma just oma elukaaslasega arutasin seda küsimust, et mida ma kahetsen ja siis ainuke asi, mis tuli selle sama teemaga seoses, kui ma olin algklassides, ma käisin muusikakoolis ja ma ei tahtnud seal üldse käia. Nii, et täpselt kui oli 4. klassi lõpp muusikakoolis, siis meil oli kolimine Tallinnast Pärnusse perega ja ma olin nii kindel endas, et ma ei taha muusikakooli rohkem oma elus näha. Nii, et tegelikult 4. klassi lõpus on kohustuslikud eksamid, et minna nii-öelda sealt astmest üle ja siis mind lasti nagu koolist läbi niimoodi, et ma ei pea neid eksameid 4. klassi lõpus tegema, kuna ma olin nii kindel, et ma ei taha nagu Pärnus edasi minna ja juba paar aastat hiljem mul tekkis see, et tegelikult oleks nüüd saanud ju minna nagu 5. Aga ei saa, sest et 4. eksamid on tegemata ja siis mul on siiamaani muusikakool lõpetamata. Oleks võinud teha ära, mis enam teha. Mis on sinu järgmised eesmärgid? Rohkem muusika kirjutamist saada igapäeva osaks, praegu ta on nagu kadunud igapäevaelus natukene ära. Et jällegi suvi tuleb, siis ma tahan kogu rõhu panna muusikale, et ma iga päev teen midagi, kas ma salvestan, kas ma kirjutan, kas ma harjutan, et ma midagi muusika jaoks teen. Ja laulmises on mul väga suured eesmärgid, kuhu areneda ja ma nagu tean, mis seisus ma praegu olen ja ma tean, kuhu ma tahan jõuda, nii et ja ma tean nagu viise, kuidas sinna jõuda, nii et lihtsalt jälle igapäevane siuke puhas tampimine ja harjutamine viib sinna. Üks asi, mida toob Tallinna nautida, on suvi ja mida sa saabuvalt suvelt ootad? Ma ootan väga palju muusikat. Ma ootan selles suhtes küll puhkust, siis kõigest muust tööelust ja mingitest muudest nagu argipäeva asjadest. Aga selles suhtes ikkagi igapäevaselt väga aktiivselt igasugu muusikaga seotud asjade tegemist, mis iganes see siis saab olla, kas või kuskil omaette tinistamine või kusagil kontserdil mängimine. Kui suur reisisel sa oled? Mitte väga. Ma reisin väga vähe, kuigi nüüd ongi see, et ma ei plaani lähiajal enne reisida, kui siis, kui ma nagu kolin ära Eestist. Enne ma vahepeal ei plaani kuskile minna, kui ma lähen, siis ma lähen niimoodi, et tagasi ei tule. Ma nüüd käisin üle mingi 4-aastase pausi, käisin detsembris üksinda esimest korda elus reisil. Ütleme nii, et ta oli nagu tore. Ta oli selles suhtes lahe ja hea, et ta oli nagu endale nii suur saavutus ja samm, et ma üksinda läksin teise riiki, kus ma ei olnud kunagi varem käinud. Aga muidu minu see lendamishirm ja see kuidagi teiste kultuuride hirm praegu on piisavalt suur, et ma väga palju ei ole reisinud ja ma väga hoolikalt mõtlen, kuhu ja kas ma üldse lendama ja minema hakkan. Sa enne ütlesid, et sa tahad Eestist ära kolida. Kas sa oled nagu mõelnud, kuhu sa tahaksid minna? No mul on olnud väiksest peale see American Dream, aga ütleme nii, et seal Ameerikas on asjad päris nässus. Seal on kallis, seal on keeruline, seal on mitte nii tore. Ma kindlasti tahan sinna kunagi jõuda, aga ma tahan sinna minna siis, kui ma juba olen suur laulja ja mul juba on raha niimoodi, et mul ei ole sellest kahju. Esialgu ma kindlasti nüüd, muidu ma olen alati mõelnud, et Eestist
USA-sse, aga nüüd, kui ma olen suuremaks kasvanud, nüüd ma saan aru, et seda hüpet ma ei ole mõtet praegu teha, eriti kuna mul ei ole mitte kedagi USA-s nagu ees, siis praegu on mõte Hispaania või Kanada, sest et Kanada on USA-le väga lähedal, aga kordades normaalsem koht et Kanada tundub selles suhtes reaalne, seal ei ole keelebarjääri, et Hispaanias tekiks natukene keelebarjäär, aga seal on hea suve ja see on meil siin Euroopas, ehk praegu on sihuke kahe vahel, et kumba kohta minna. Tõenäoliselt kumbki neist on see esimene peatus. Aga kuhu sa tahaksid nagu kõige rohkem reisida? Reisimise mõttes ma olen kuskilt, ma ei tea, kust see tuli, jalgklassidest või sealt põhikoolis kusagil, ma leidsin Bora Bora. Ja ma olen sellest ajast peale rääkinud kogu aeg Bora Bora, Bora Bora, Bora Bora. Ma ei näe, et ma elu sees elaks seal. See on täiesti siuke erak, mingi täiesti oma mingi puhkusemaa, et ma nagu ei näe iga päeva elu seal, aga ma näen, et ma võiks seal olla nagu mingi kuu aega korraga ja lihtsalt tehagi muusikat, seda saab igal pool teha ja puhata ja siis nagu naasta kuskile, kus ma nagu päriselt elan. Ja see on olnud see unistuste, et alati kui väikestüdrukud unistavad abiellumisest, siis mina olen alati rääkinud, et minu mesinädalad tulevad alati Bora Bora. Kuidas muutis su esimene lugu sinu elu? Täielikult. Esimene lugu oli meil kõige edukam lugu, nii et kõik sai alguse tänu sellele, nagu kui sellel lool ei oleks läinud nii hästi nagu läks, siis ei oleks tulnud neid, ma arvan, järgmisi laule, ei oleks olnud neid esinemisi, ei oleks olnud pooli neid asju, mis meil on olnud praegu. See tekitas mulle siukse nagu väikse juba selle staari tunde tol ajal sisse, et kuna see läks nii nagu suureks see laul, siis hakkasid sõrmed nagu kibelema selle elu järgi. Sa oled õpetanud matemaatikat. Mis on olnud kõige meeldivam reaktsioon sinu suunas sinu õpilastelt? Mul osad õpilased teavad, et ma nendega järgmine aasta ei jätka, kuigi see oli saladus. Ja siis meil oli nüüd suvetöö paar päeva tagasi, viimast päeva ja siis nad tegid selle ära ja läksid ära klassist ja ütlesid mulle, et neil on nii kahju, et mina nendega järgmine aasta ei ole ja et võiks ju ikka olla ja tuli nagu hea meel, muidu on olnud siuke kurja õpetaja reaktsioon siiamaani kogu aeg, aga nagu tore kuulda viimasel päeval, et keegi ütleb, et nagu jääb koolis igatsema ka mind. On sul mingi projekte, mida varasemalt pole veel teinud, mida sa tahaksid teha? No kindlasti on. Ma ei ole veel oma bändiga ühtegi soololugu sisse salvestanud ja välja lasknud, nii et see tuleb kindlasti ära teha. Olen alati ka unistanud, et ma alustan mingisuguse ettevõtte, nagu nendel lauljatel on alati kombeks, aga ma olen alati mõelnud, et ma ei taha nagu seda tüüpilist teed pidi minna, et millegipärast kõik lauljad teevad praegu oma neid meigitooteid. Ma olen nagu mõelnud, et kui ma hakkan ka meiki tegema, siis ma olen täpselt nagu kõik teised, et ma tahan kindlasti oma mingit brändi luua, aga ma ei näe enam, et see oleks nagu kuidagi üldse kehahoolitsuste, näohoolitsuste ja meigiga seotud, vaid hoopis midagi muud. Mul on ideid, aga ma ei saa neid avalikustada, äkki keegi varastab ära. Mida põnevat sa vahel reedeti teed? Kas täna on reede või? Reeded ja laupäevad on need esinemiste päevad alati kõige rohkem olnud. Nii et reedeti, mida ma kõige rohkem teen, on esinemised, kas tavaliselt siis laulmisega, vahepeal väga harva käin kusagil tantsimas ja siis kui neid variante ei ole, siis on lihtsalt väga hiljani üleval ja siis saab laupäeval välja magada. Kas sa oled aastate jooksul ka kuskil mujal elanud? Elanud Eestist väljas ei ole, aga ma olen jah Tallinn, Pärnu, Viljandi pikemat aega elanud. Kes on sinu arvates need kõige kuulsamad inimesed, keda sa oled kohanud? Keda ma olen kohanud, ma neid siis tundma ei pea. No esinemistel ma arvan kõige rohkem. Ma olen korduvalt skuuterit soojendanud, nii et skuuter on kindlasti Kaskada. On kuulus. Itala Brothers, ma ütleks, et on kuulus. Hardstyle'i maailmas siis Brennan Hart. Eestist 5 olen korduvalt näinud Terminaatoriga, me peaaegu tuuritasime terve eelmise suve kogemata ringi.
Koit Toomet olen näinud. Tanel Padariga olime ühiselt lava taga. Neid on päris palju, et kindlasti ma kuulsamateks ikka mõtlen need, kes on sealt välismaalt. Keda sa Eesti lauljatest tunned? Tunnen väheseid, ma nagu Eesti muusikaga putun väga-väga vähe kokku. No minu eelmine lauluõpetaja oli Tuuli Rand, ta on laulja. Minu praegune lauluõpetaja on Kristin Kalnapenk, tema on laulja. Maribel Vääna, laulja, teda tean. Neid mingid kõige kuulsamaid ma nagu isiklikult väga kedagi ei teagi. Need on, ma arvan, need põhilised. Enamik on siis nagu lauluõpetajad olnud ju tänu sellele tean. Okay. Mis on nagu kõige meeldejäävam üritus või üritused, kus on midagi naljakat juhtunud? Naljakat just juhtunud. Apsakaid on palju, aga palju neist naljakad on. Mõni on ikka päris kurb olnud. Nalja saab meil alati. Üks nagu lõbusamaid oli äkki nüüdseks 2 aastat tagasi suvel. Me käisime esinemas või oli aasta tagasi Pärnu Valli Käärus. Ja siis meil tekkis sealt nagu selline traditsioon, et kes kõige rohkem nagu terve kontserdi kaasa oli tantsinud, see kutsuti siis viimaseks lõpulooks lavale kaasa tantsima ja saime plaadi. Ja siis tol korral siis sattus olema üks pisike tüdruk. Ma arvan, ta oli 4-5, kes oli enamus ajast vist olnud lapsevanema kukil vist või mingite nende helendavate kõrvadega ja ta terve meie esinemise nagu jäljendas meie tantsutüdrukute nagu tantsuliigutusi ja siis ta nagu terve aja keskendus ja proovis kõike teha täpselt järgi ja nagu elas nii hullult kaasa. Ja siis me kutsusime tema lavale ja siis kui ta viimaseks looks lavale ka tuli, siis ta terve aeg vaatas neid tüdrukuid ja tegi kõike täpselt järgi. Ehk siis see oli nagu üks väga-väga lahe kogemus ja sellest kõigest on nagu video ka olemas, et see jääb nagu kindlasti pikaks ajaks meelde. Okay. Ma arvan, sul on päris palju tätoveeringuid. Kas sa oled nõus rääkima näiteks sellest, mis sul vasakul käel on? See on kõige esimene tätoveering. Ma alustasin kohe suurelt. Seda tegi suhteliselt algaja ka, ehk siis minu nagu see esimene kogemus oli piisavalt traumeeriv, aga ilmselgelt mitte piisavalt, et ma neid enam kunagi teeks. Ma istusin äkki selle tätakaga nõelal mingi 8 tundi ja see oli nagu nii kaua aega läks edasi ka, et see läks aina rohkem paistes, see läks aina rohkem valusaks ja siis see oli nagu veel õudsam ja siis lõpuks oli läbi. Aga ta on sellesama minu lemmiklaulu sõnad, esimene lause. Siin käel on sellesama laulu noodid, ehk siis kui sa need paned kokku, siis sa saad laulda seda. Ja siis ma tegingi kohe nagu alguses, et näidata seda laulja poolt siis, et ma olingi siis 16, kui ma juba tegutsesin nagu lauljana, siis ongi mikrofon ja käed ümber selle ja siis need kõige tähtsama laulusõnad. Okay. Ma viimaseks küsimuseks küsin, et mis häid nippe sa soovitaksid noortele, kes praegu kuulavad või vaatavad? Leidke endale midagi, mis teile päriselt meeldib teha ja tehke seda. Ärge nagu, kui vähegi võimalik, ärge kuulake oma vanemaid, ärge kuulake oma vanavanemaid, ärge kuulake ega vaadake oma sõpru, mida nad teevad. Lihtsalt mõtelge, mis teile meeldib teha, isegi kui teie sõprusringkonnast mitte keegi seda teile ei tee. Ja pange täie rauaga, sest et mina nagu mõtlen praegu kogu aeg selle vaatevinkli läbi, et kui ma praegu räägin nagu igal poolt seda juttu, et ma kunagi saan kuulsaks ja ma mis iganes mingit sükest nagu kõikide jaoks on nagu ebaloogiline unistamine, aga nagu minu silmis iga kord, kui ma sükest asja räägin, siis ma nagu näen seda tulevikku ette, kus ma istun. Ma olen alati mõelnud sellest näiteks niimoodi, et ma olen siuke a la Ellen DeGeneres või kellegi nende nagu Ameerika need talk show'd, mis seal on õhtuti, et kellegi nende nagu saates istun külalisena, kui ma olen juba siuke suur tegija, laulja ja siis saan seal istuda nagu mingid, ma ütlesin, et ma jõuan ja ma olen siin. Okay, enne kui sa lähed, siin on meie poolt väike kingitus. Oi, aitäh! Ja jah, selleks korraks on kõik ja näeme järgmine salvestus. Aitäh!